Minule tutvustas seda teost Georg Malvius. See on üks kõige läbi komponeeritum muusikaližanri tükk, mis vist üldse on kirjutatud. Seal ei ole ükski teema, ei ole nii-öelda taevast kukkunud, kõik on tuletatud. Näiteks Spirit Hoodi põhimõtteliselt kogu materjal on tuletatud sellest kuulsast Dies Irae Gregoriuse laulust. Orkestratsioon on ka väga hea. Et on täisorkester, mida alati ei juhtu selles žanris. Oma sisu poolest on ta ju selline põnevik ja thriller. Kõige parem teda võib-olla võrrelda mõne filmiga. Aga muusika helikeele poolest on siin, ta on väga omane Sondheimile, aga seal on mingid kohti, mis isiklikult mulle meenutavad väga palju näiteks Šostakovitšit. Nii orkestratsioon kui helikeel, ka idee grotesk või selline. Ja samamoodi on orkestratsioonis on näiteks kumab läbi mõnes kohas Debussy, näiteks harfi kasutus mõnes kohas. Et ta on selline teos, mis on täiesti suudab seista oma kahel jalal, aga natuke on näha ka mõjutusi. Kuna meil on topeltkoosseis, siis on niimoodi natuke närvide mäng, sest kõik tahavad saada sama palju aega sisse elamiseks ja läbitegemiseks, nii et see on niisugune päris pingeline periood, aga muidugi iseseisev töö nii lavastajal kui ka dirigendil või muusikajuhil kestab juba, algab palju varem. Pirjo Joonas, kes tõlkis, tema töö hakkas pihta juba, ma ei tea, 2 aastat tagasi. Rasmus Kull juba uuris seda teost ka 1,5 aastat tagasi, et see ta on helikeelelt suhteliselt omamoodi, seal on palju dissonantse ja kui ei ole harjunud laulma sellist muusikat või esitama, siis ta nõuab natuke harjumist.